Me saame näha oma kuningat, sest Jeesus elab ja elavatel inimestel on komme kohale ilmuda, kui sa neid kutsud. Jeesusega on võimalik kohtuda ka täna, sest ta elab ja ta on hea. Miks siis on Jeesuse surmast ülestõusmine niivõrd eriline ja tähtis? Ta sai endale uue ihu, mis ei kulu. Meidki ootab ees see sama uus ihu, mis Jeesusele juba anti ja mis kord ootab ees meid. See on lubadus. See ei ole minu lubadus. Meil ei ole valimised enam siin käimas. Aga see on Jumala enda lubadus, mida me saame siit piiblist leida ja näha. Siis kui Jeesus oli kadunud hauast, variseritel oli jälle probleem, et nüüd need kristlased jälle räägivad siin seda, et ta on üles tõusnud surnust ja värki ja nii, ja neid kristlasi tuleb juurde. Nad ei lõpeta ka ära, on üks jonnakas rahvas. Kui see oleks olnud kõik luulu ja kui tegelikult Jeesus oleks jäänud surnuks, siis variserid või siis Rooma võimud oleksid võinud selle õige Jeesuse surnukeha tõsta lihtsalt nende ette ja öelda, näed, siin on teie kuningas, ta on surnud, nii et rahunege maha. Aga kuna nad seda teha ei saanud, sest Jeesus oli päriselt üles tõusnud, siis neil oli jälle probleem. Enne varem oli ka olnud selliseid rändjutlustajaid, kes nimetasid ennast siis messiaks. Selles osas Jeesus ei olnud väga, ütleme nii, et eriline. Et tihtipeale, ja olen kuulnud, et ka praegugi seal Jeruusalemmas pidavad tekkima väga mitmetel inimestel see tunne, et nad tõmbavad hotellist valge lina endale ümber ja tunnevad, et nad ongi messiad ja lähevad sinna tänavale kuulutama. Ja vanasti juutide hulgaski oli tõusnud selliseid õpetajaid, kes väitsid enese olevat siis messias. Jeesus oli küll eriline, ta väitis, et ta on Jumala poeg. Aga jüngrid hakkasid siis rääkima tema üles tõusmisest taas ja see jutt läks liikvele. Ja see on oluline sellepärast, et Jeesuse surm pidi midagi tähendama. Teiste nende messiate nii-öelda elu ja tegevus lõppes nende surmaga ja sinna see jäi. Aga Jeesuse üles tõusmises oli kristlaste jaoks mingi suurem tähendus kui ainult see, et ta elab edasi, näed, ei saanud temast jagu. Miks Jeesus pidi üldse surema? Tema surma eesmärk oli inimkond lepitada Jumalaga. Surra üks veatu sureb kõikide patuste eest, et igaüks, kes temasse usub, saaks päästetud ja et tal oleks igavene elu. Nüüd oli Jeesus surnud ja mida tähendab seega tema ülestõusmine? Kui Jeesuse surmaminek, oma ihu andmine surma oli ohver, siis tema ihu taaselustamine, mida Jumal tegi, tähendas seda, et Jumal oli selle ohvri vastu võtnud. Lihtsalt öeldes see tähendab seda, et see töötab. Et see, mida Jeesus tegi, et see töötas. Täpselt nii pidi olema, see töötas. Jumalale see sobis. See oli Jumalale meelepärane. Ja mida see meile tähendab? See tähendab seda, et päriselt, kui sa palud oma patud andeks, siis sa saad need andeks. See töötab. Mitte sellepärast, kui härdalt sa palud või kui tihti sa palud või kui kõva häälega, vaid sellepärast, et Jumal võttis Jeesuse ohvri vastu. Jeesuse surm lepitas kogu inimkonna. Ja igaüks, kes sellesse usub, saab sellest osa. Kas pole mitte äge? Surm on võidetud. Mul oli tunne, et me laulsime seda just. Meil, kui paljudel siin on mobiiltelefonid? Käsi püsti. No nii, peaaegu kõigil on mobiiltelefonid. Vahel minagi saan sõpradega kokku, kellel on ka tänapäeval mobiiltelefonid, no kellel ei oleks. Ja siis me räägime sellest, et milline pakett sinul on. Tõnis, mis pakett sul on? Telia. Telia olen kuulnud, et on väga hea. Kadre, mis pakett sinul on? Elisa olen kuulnud, et on ka väga hea. Ja nii räägivad sõbrad oma vahel, et tead, mina saan 1 kuu tasu eest, ma saan
1000 minutit rääkida ja ei peagi peale maksma, mitte midagi. Teine ütleb, et see on tõesti sul hea pakett, aga tead, minu paketis ma saan lisaks nendele 1000 minutile saata veel 1000 sõnumit. Oo, kui hea pakett sinul on, väga hea pakett. Ja kolmas sõber ütleb, oi, teil on tõesti head paketid, aga kas te teate, minu mobiilioperaator lubab mul selle 1 kuu tasu eest rääkida 1000 minutit, saata 1000 sõnumit ja lisaks annab veel 50 gigabaiti internetti. Pole paha, see on juba väga hea. Ja nii me saame võrrelda, kellel on parem mobiilioperaator, kes on teinud parema pakkumise. Ja kas te teate, kui kurb on see, et tänapäeva inimesed usuvad, et on olemas palju jumalaid ja me saame neid jumalaid võrrelda. Milline jumal teeb mulle parema pakkumise? Personaalse pakkumise. Kui heaks mu elu läheb, kui vähem ma pean kannatama, ma saan rikkaks, ma saan tervise korda, saan kõhu saan eest ära, peenikeseks saan. Ja niimoodi võrreldakse tänapäeval ka jumalaid. Mida sinu jumal pakub? Ja osad inimesed valivad ja võtavad kohe mitu pakkumist. Natuke siit ja natuke sealt ja natuke mõtlen ise ka välja. Aga kurb on selle juures see, et need inimesed kõik peavad ühel päeval pettuma. Sest tegelikult siin ei olegi konkurentsi olemas. Sest meil on ainult üks elav Jumal. Ainult üks elav Jumal. Ainult üks Jumal, kellel on kõrvad. Ainult üks Jumal, kellel on silmad. Et ta näeb. Ja ainult üks Jumal, kellel on käed. Ja see Jumal on hea Jumal. Ja ta on selle piibli Jumal. Ja tal on kõrvad selleks, et ta kuuleks sind. Et ta kuuleks su palveid. Aga need on väga erilised kõrvad. Sest nende kõrvadega ta kuuleb ka neid palveid, mida sa suuga ei palveta. Ta on elav Jumal. Ja ta kuuleb ka neid palveid, mida sa vaikselt palvetad. Kas oma sõprade või lähedaste, pereliikmete või enda eest. Ta kuuleb neid, sest tal on kõrvad. Ja ta näeb, sest tal on silmad. Ta on ainus Jumal, kellel on silmad. Ta näeb, mida sa teed, ta näeb, kuidas sa elad, ta näeb, mida sa kardad. Ta näeb, kus sa käid. Aga tal on erilised silmad. Ta näeb ka su südamed. Ta näeb, mida sa mõtled. Ta näeb ka sinu pattu sinu südames. Jumala eest ei ole võimalik ka seda peita, sest tal on nii erilised silmad, et ta näeb seda. Aga Jumalal on ka käed. Ainsal elaval Jumalal tal on käed. Ja need on pikad ja tugevad käed, et ta saaks sind välja tõmmata kõige sügavamast masenduse august. Et ta saaks kanda sind, kui sul on raske. Et ta saaks võtta sult murekoormad. Aga tal on erilised käed. Sest ta on ainus Jumal, kellel on käed ja nendes kätes on augud. Nendes kätes on naelaaugud, millega ta rippus ristil. Ja maksis sinu eest selle hinna. Maksis selle patu palga, mis kuuluks tegelikult meile. Aga tema maksis selle oma surmaga. Ja sellest me oleme siin täna rääkinud. Jumal on nii hea. Jeesus elab. Ja Jeesus tahab tulla ka sinule nii lähedale, et ta saaks oma maapealse aadressi öelda, et see on Mart või Kaarel või
igast kristlasest võib saada Jumala maapealne aadress, kui sa kutsud Jumala oma südamesse elama. Matteuse evangeeliumi 27. peatükis 57. ja 58. salm. Aga õhtu jõudes tuli rikas mees Arimaatiast, nimega Joosep, kes oli ka Jeesuse jünger. See läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Siis Pilaatus käskis selle anda. Kas sa oled mõelnud kunagi sellele, et miks Pilaatus andis talle selle ihu? Mina ka ei ole mõelnud, aga nüüd ma mõtlesin. Jeesus oli surnud. Surnud Jeesusest pole mitte midagi kasu. Ta on lihtsalt laip. Seega Pilaatus teadis, et surnud Jeesus ei ole mitte kellelegi ohtlik. Palun, võta vii minema. Sest pole mitte midagi pole surnud Jeesusest kasu. Kui Jeesus oleks surnuks jäänud, siis jüngrid oleksid peidus edasi. Aga kuna Jeesus ei jäänud surnuks, vaid Jeesus elab, siis see ajab välja igasuguse hirmu ja kartuse ja need jüngrid olid julged. Meie oma kirikus siin kristlastena tihtipeale ka justkui kanname kaasas seda surnud Jeesust või nagu seda mälestust ja traditsiooni ainult sellest Jeesusest. Et me räägime temast kõik, mis ta on teinud ja mis ta tegi, aga see justkui jääks nagu sinna, kus ta oli ja elas ja tegi ja see nagu lõppeks ära sellega, et Jeesuse ihu jäigi sinna surnuks. Ja me unustame ära selle poole, et tegelikult see ihu tõusis üles. Tegelikult Jeesus elab ka praegu. Ja me mitte ei pea kutsuma inimesi mälestama või heaks kiitma seda, mis Jeesus oli või mida ta on õpetanud, vaid me peame kutsuma inimesi kohtuma elava Jeesusega. Kui me mõtleme, et kuidas me inimesi ka kutsume kas siis kirikusse või kogudusse, siis meie tagamõte ei ole ju ainult selles, et me saaks kas maksumaksjaid juurde enda kogudustele, et ei oleks nii külm meie kirikus, vaid et ikka kütte jaoks oleks raha, vaid tegelikult me ju tahame, et need inimesed õpiks tundma Jeesust. Et nende jaoks see põhiprobleem, kas nad on vaesed või rikkad või haiged või terved, vahet pole, aga et see kõige suurem ja olulisem probleem, mis on surm, et need inimesed saaksid oma ellu sellele lahenduse. Jeesus on möödapääsmatu selles. Ja see on see, kuhu me inimesi kutsume, elava Jeesusega kohtuma. Surnud Jeesus ei ole kellelegi ohtlik, ka saatanale mitte. Kui ainult hoitakse elus mälestust Jeesusest, siis see ei ole saatanale ohtlik. Sellised kristlased saatan jätab rahule, ütleb, et ole, usu üksi, ära vähemalt kellegile räägi. Aga meie eesõigus on seda elavat Jeesust, keda me tunneme, kellega koos me elame. Me saame tutvustada teda ka teistele. Ja siis asjad ohtlikuks, aga põnevaks. Jeesus elab ja Jeesus on üles äratatud surnuist, mis tähendab seda, et Jumal on ta ohvri vastu võtnud. See ei olnud Jeesuse enda plaan, vaid Jumal oli ta läkitanud. Jumal oli ta läkitanud kandma oma risti ja rippuma seal ristil, ohverdama ennast inimkonna pattude eest. Jumal ise pakkus selle lahenduse välja ja meil on ainult võimalus sellest kinni haarata. Ei ole kasu sellest, kui me mõtleme endale ise välja jumalaid või erinevaid teid Jumala juurde. Meil on ainult üks tee. Jeesus Kristus. Mitte surnuna, vaid elavana.